Kena keskhommikut, head kuulajad ja meie vaatajad ka YouTube'is. Et täna oleme siin saates kahekesi, et mul on hea tervitada meie erakonna aseesimeest ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeest Lauri Laatsi ja mina erakonna peasekretär Anneli Ott. Ja alustame võib-olla siis kõige sellisest eilsest ärevamast teemast, et droonid meil lendavad, aga kahjuks vastused inimeste küsimustele on väga-väga segased, väga kaootilised ja eilse päeva jooksul saime päris mitu kohta teada, mitu meetrit erinevat, kuhu siis droon lõpuks kukkus, kes selle lõpuks alla lasi. Ja tegelikult täna hommikul juba kuuleme, et antakse autasu, mis on loomulikult kena, kuid kuhu me niimoodi edasi jõuame, et selle peale peaks ka kohe täna mõtlema hakkama ja sellest tegelikult väga täpselt inimestele teada anda, et milline on riigi plaan. Et Lauri, kuidas Riigikogu poolt teema nüüd käsitletud on? No samal ajal, kui tegelikult see intsident juhtus, siis peaminister oli meil Riigikogu saalis, rääkis julgeoleku küsimustest. Ja eks see uudis täpselt selle ajal tuli ja näha oli ka see, et mingil hetkel oli tal ka raske vastata nendele jooksvatele küsimustele, ehk siis kindlasti pani teda muretsema. Aga ja sama teema oli tegelikult ka saalis, et mis me siis teeme, et kas me suudame droone maha võtta, kui nad tulevad, et eelmised need intsidendid, mis me olid, siis oli selgelt oli näha, et meie suutlikkus on tegelikult nullilähedane. Ja kogu selle loo juures on tegelikult positiivne see, et meie liitlased võtsid selle drooni maha. Teine pool, mis on nagu negatiivsem pool, on loomulikult see, et miks need droonid meie õhuruumi satuvad ja kas see on nagu nii-öelda edaspidi sellisel viisil kordub, tõenäoliselt ikkagi kordub, aga mis me peame Eesti riigi poolt selgelt nagu andma sellise signaali Ukrainale ja et see ei ole aktsepteeritav. Me ju kõik saame aru, et miks need droonid meie piiri lähedalt ju tegelikult kulgevad õhus. Nad püüavad ikkagi tõenäoliselt ära kasutada sellist tsooni, mis on Venemaa poolt võib-olla vähem kaitstud. Ja selle tagajärjel need droonid ju meile ka satuvad. Ja meie ei tohiks seda tegelikult aktsepteerida. Et küsimus meie inimestest, küsimus on meie varas ja kui peaks veel selline suurem õnnetus juhtuma, siis on väga halb. No eile me saime lugeda, et droon kukkus, siis see allalastud droon kukkus soisele alale, siis ta kukkus põllu äärde, siis ta kukkus 30 meetrit elumajast. Inimesed juba küsisid, et kes see imelik endal siis selle maja sohu ehitas. Et mida ma tahan lihtsalt öelda on see, et selline kommunikatsioon, et kas see on hea või halb, et pidevalt nagu ütleme midagi, tegelikult me ei tea, mis toimub, et see näitab ju, et tegelikult ei teata, mis toimub. Ja lõpuks ongi selline segadus, et inimesed ei saa aru, kas oli juba mitu drooni, kuhu ta siis lõpuks kukkus, kui suur oht see oli tegelikult kohalikele, kui suur oht oli see sellele nendele inimestele, kes elasid seal majas. Et selline ebamäärasus, kui see nüüd korduma hakkab, siis tegelikult tekitab ühiskonda ikkagi väga suure hirmufooni jälle ja siit peaks küll praegu nagu väga selged sõnumid tulema ja see kommunikatsioon peaks kordi paranema. Ei, loomulikult sul on õigus, et kommunikatsioon, ma arvan, on võtmesõna kogu selle tegevuse juures. Ja samas ikkagi vaata, kui see asi juhtub, eks ajakirjandus ka kogu aeg otsib seda taga, et mis juhtus, kus juhtus, mis on nagu nii-öelda, kui suured on kahjud ja kõik nii edasi. Ja siis see teiselt poolt, mis puudutab siis Kaitseministeeriumi või Kaitseväge, nad on ka nagu sellise küsimärgi all, et palju me tegelikult teame, kui palju me tohime infot välja anda, mis on tõene, mis mitte. Aga ma arvan, et sellel hetkel on kindlasti hästi suur ühiskonna ootus, et tuleb informatsioon. Loomulikult teiselt poolt, kui seda infot antakse välja, peavad olema nagu kindlad veendumused ja kõik asjad peavad olla tegelikult valdavalt selged, et ei tekiski sellist nii-öelda väärt arusaama, et mis kahjuks ka seekord tekkis, rääkimata nendest esimestest kordades, mis oli täiesti nagu kommunikatsiooni möödalaskmine ja seal oli ikka väga suured probleemid, et mis ma saan väita, et selle juhtumi puhul, et nad on ikkagi arenemisvõimelised ja iga selline juhtum, mis jällegi leiab aset, see natukene õpetab.
aga loomulikult seal on veel kaugele minna ja kommunikatsioon on võtmesõna, et millega tuleb hästi ettevaatlik olla ja see info peab olema hästi usaldusväärne. No jah, sellest ei tahaks nagu pikalt rääkida, aga kuna lihtsalt praegu ka Kagu-Eestis kevadised õppused toimuvad, siis tegelikult inimeste segadus, et kas need on nüüd seotud õppustega droonid või on see mingi objekt, mis ei peaks Eesti õhuruumis liikuma ja kui see nüüd alla lastakse, et siis tegelikult need inimesed, kes igapäevaselt nüüd õppuste piirkonnas elavad, on tegelikult päris kõvasti heitunud, et kuidas siis reageerida, eks, et jah, aga vaata, sa ütlesid, et sinu kandis toimuvad kaitseväe õppused on ja, aga lisaks kaitseväe õppustele mina saan aru, et Võrus toimub ka võimuvahetus, kui ei ole juba ära tehtud. Et mis seal siis Võrus sul toimub? Jaa, no see Võru võimuvahetus on praegu, ütleme, selliseid emotsioone päris palju juba üles kütnud ja ka Keskerakonna suunal on siin erinevaid repliike siis välja käidud, noh just eriti siis sotsiaaldemokraatide poolt, kes on pikalt Võrus võimul olnud üle 12 aastat, 12,5 aastat ja noh, tõsi on, et ka Keskerakond on nendega koos siis koalitsioonis olnud. Nüüd peab tõdema, et iga selline pikk periood võimul olemist võib inimesi nagu muuta ja võib-olla ka siis seda meeskonna tööd kuidagi suunata nõnda, et täna on näha siis, et kuigi, nagu ma ütlesin, et sotsiaaldemokraatide poolt on see sõnum, et pigem siis Keskerakond on see olnud, kes koalitsiooni lõhkus, siis tegelikult juhtus seal ikkagi niimoodi, et pinged kasvasid nende enda fraktsioonis nii suureks, et inimesed olid siis rahulolematud just sellega, et otsused sündisid ilma laiema debatita, ilma omavahelise koostööta ja läbirääkimisteta. Ja noh, muidugi väljaspoolt vaadates tundub see võib-olla selline otsitud põhjus, aga kui sa igapäevaselt sellises töökeskkonnas pead nagu töötama, eks ju, ja igal erakonnal on enda visioon, oma valijate mandaat, mida nad soovivad nagu ellu viia, täpselt samamoodi ka Keskerakonnal, siis praegune uus koalitsioon, mida hakatakse tegelikult praegu veel kokku panema, et ei ole veel nagu otsustatud, et on küll jah, umbusaldatud siis volikogu aseesimeest ja linnapead. Ja linnapead. Ja siis järgmisel nädalal on ka siis linnapea valimine, et noh, minu käest on ka küsitud, et Keskerakond, et valitakse siis Keskerakonna nimekirjast linnapea. Noh, ma ei ole ka varjanud seda, et eks meil on mitu linnapea kandidaati, et igal erakonnal olid oma linnapea kandidaadid, kui olid valimised, et me teame, et meie linnapea kandidaat oli Urmas Tali ja kui Keskerakonnale seda kohta pakutakse, siis on ka loogiline, et kõigepealt me ikkagi käime välja selle inimese, keda me ka valijale siis esitlesime. Ja täpselt samamoodi ka teiste erakondade puhul, eks ju, aga alati see debatt jääbki kinni nagu nendesse ametkohtadesse, mis ei ole tegelikult koalitsioonivahetuse põhjus. Jah, aga noh, ma saan aru, et noh, ajakirjandus loomulikult on ju kõige olulisemad, et kes millise koha saab, et me oleme ju alles hiljuti läbi teinud ka Tallinnas kogu selle protsessi, et kus me koalitsiooni läbirääkimiste käigus me rääkisime tegelikult asjast, kuidas saaks Tallinnat arendada ja mis valdkondi ja nii edasi. Aga ikkagi iga intervjuu lõpus küsiti, aga kes saab mis koha? Ehk siis see on see, mis tahetakse rohkem nagu avalikkusele nagu ajakirjanike poolt müüa, aga noh, ma arvan, see ongi nagu ajakirjanike töö. Aga vaata, sa ütlesid, et sotsides olid sisemised pinged. Ja ma ajakirjandust vist lugesin, et kas sotsid või üks sots tuli selle umbusaldusega kaasa. Ja see ongi see koht, kus tegelikult noh, mida sa juba mainisid, et kuna nende sisepingete tõttu läks asi nii kaugele, et isegi hakkasid inimesed ära minema ja siis veel umbusaldama oma erakonna liikmeid, et noh, siis see ju tegelikult näitab, et kui tõsine kogu see nii-öelda nende siseelu siis need pinged on. Absoluutselt see ongi, et 13 allkirja sellel umbusalduse avaldusel all oli, 13 häält ka umbusaldajad andsid. Ja see tõesti näitab seda, et kui 21-st 13 umbusaldavad, siis see koalitsioon on nagu lõppenud, sest et ma tahan ikkagi tulla tagasi selle juurde, et küsimus ei olnud juba kohtades, vaid küsimus oli selles, et need inimesed, kes seal koalitsioonis olid, ka sotsiaaldemokraatide fraktsioonis,
enam ei olnud nõus selle olukorraga, kus tegelikult debatte ei peetud, arutelusid ei olnud ja see töökultuur oli kujunenud, ma ütleks siis ikkagi mitte nüüd mõne kuuga, vaid pikema perspektiiviga selliseks, et meil on rohkem hääli, meil on õigus ja need, kes on seal koalitsioonipartnerid, et teie vaadake siis, et seda retoorikat võib ka praegu Facebookist näha, aga seda oli ka juba eelmises koalitsioonis kuulda, et meil ei olegi teid vaja, eks ju, et me saame siin ise tehtud. Ja tegelikult poliitiline kultuur, võib-olla jah, kõrvaltvaatajale tundub, et pigem kaklevad ja nii edasi, aga tegelikult poliitiline kultuur on ikkagi see, vaata, kui ka valitsus tehakse, et isegi kui on koalitsioonipartneril vähem hääli, siis ministri või valdkondasid jagatakse omavahel ikkagi niimoodi, et need oleks tasakaalus. Ja see peab olema ka läbiv kogu siis selle valitsemisperioodi. Aga kui see kaldub väga ühes suunas, siis alati on volinikel õigus neid otsuseid teha. Täna on need Võrus tehtud, hakatakse uut koalitsiooni läbi rääkima ja just need teemad, eks ju, et kuidas ja mis, et laiapõhjaline koalitsioon, 4 partnerit, ega see võtab aega ja kindlasti ei ole nagu, väga lihtsalt ei käi. Aga ma usun, et seekord see saab olema väga põhjalik, sisukas ja annab Võrule kindlasti sellist uut hingamist või uut vaadet, et mis ei ole ka ju iseenesest halb. Ega meil see jääbki praegu ainult soovida teile jõudu. Ja, et mina soovin ka Võru piirkonna inimestele jõudu ja kogu sellele uuele siis loodavale koalitsioonile jõudu, sest eks loomulikult need, kes on pikalt võimul olnud, on selle peale pahased ja sellega tuleb selle koha peal siis hakkama saada. Aga eks Võru keerukus, ütleme niimoodi, tuleneb ka üldisest majandusolukorrast, et väike nii-öelda kauge piirkond Harjumaast ja Tallinnast, kes on aasta ja kümneid üritanud siis leida seda oma, mis aitaks sellel majandusel seal toimida, aga kui riiklik majandus läheb selles suunas, nagu ta praegu märke näitab, siis ega need pinged kasvavad seal täpselt samamoodi ja sellest tulenevalt see jõudu soovimine on väga asjakohane. Eks siis jah, et ma saan aru, et me jõuame sinna riigi tasandi küsimuste juurde ja kui me räägime kaugest Eesti paigast, linnast nimega Võru, siis tegelikult ega puudulik regionaalpoliitika mõjutab loomulikult nii Võrud kui ka teisi Eestimaa linnu ja tegelikult me just alustasime selle aasta lisaeelarve menetlusega, kus jällegi oli näha, et see, mis puudutab sellist regionaalset mõõdet, suunda või siis poliitikat, täiesti jällegi puudus selles lisaeelarves. Ja sellise, see lisaeelarve, mis meile toodi, eks see näitabki, et tegemist on peenhäälestusega ja mingisugust lisandväärtust ta ei anna ja ei ole ambitsiooni. Ja see peegeldab tegelikult kogu seda valitsuse tegevust, mis on siin 3 ja enam aastat juba olnud, et puuduvad ambitsioonid. Ja see tegelikult ju ka teiselt poolt näitab seda, et kui valitsusel ei ole ambitsiooni, kui eelarves ei ole ambitsiooni, siis ka kõikides Eestimaa piirkondades on elule muutub raskemaks. Ja see on see koht, mida tegelikult praegune vähemalt rahandusminister ja peaminister, kui ta on käinud nädalate jooksul meie Riigikogu saalis aru andmas ja ka eelnõusid tutvustamas. Ja kui sa küsid kõikide nende küsimuste kohta, siis sealt tuleb lihtsalt täiesti mingi soovstuti vastu. Avalikkusele on praegu ju täiesti selgelt näidatud suund, et kõigepealt lugupeetud peaministri poolt, et tegelikult kõik teised on süüdi, kuidas see metafoor seal oli, et on üks selline 8 jalg, eks ju, kes kõike segab, et nemad tahavad kõike hästi teha. Jah, reiting on seal 11-12% peal, mis näitab seda, et Eesti inimesed, et ühiskond mõistab, et need soovid ei ole nagu olnud päris siirad või ei ole olnud seda tarkust Eestit juhtida niimoodi, et elu areneks paremuse poole. Ja me oleme varem ka siin tsiteerinud juba ökonomist ja pangategelast Raul Eametsa, kes ütles ju nüüd välja, et me ei ole mitte 5 rikkama riigi hulka teel, vaid 5 vaesema riigi hulka. Ja samal ajal siis tõi ajakirjanduspilti uuesti ka Andrus Ansipi, kes siis
seletab meile, et tegelikult on inimesed ise süüdi, sest inimesed tahavad toetusi, paremini elada. Suuremat pensioni ja plaksutavad, kui poliitikud neid otsuseid teevad ja tegelikult sellepärast on majandus, jälle nende eelmiste valitsuste pärast on majandus sellises olukorras, et mis siis, et juba mitmed aastad Reformierakond on juhtiv erakond valitsuses, saab ikka veel lükata süüdistused kellegi kolmanda kaela ja nemad ainult siis tahavad teha häid otsuseid ja heas usus, et kõik läheb paremaks, aga kolistame siin ämbreid niimoodi, et oleme varsti 5 vaesema riigi hulgas. Kuule, aga see ikkagi näitab, et Reformierakond on arenemisvõimeline. Tead, ja miks pärast? Esiteks nad on pikki aastaid siin rääkinud sellest, et miks pärast meil majandusel läheb halvasti, sellepärast, et Ukrainas käib sõda. Ja kui me tõime välja siis Läti ja Leedu majandusnäitajad, siis nad said aru, et see instrument ei tööta. Meil läheb halvasti, Lätil, Leedul läheb hästi, aga me oleme mõlemad, kõik 3 riiki tegelikult ju puudutatud sõjast. Nüüd nad vaatasid, et okei, aga siis tuleb mingisugune uue retoorika leida. Hakkame süüdistama inimesi. Ja me näeme seda tegelikult, et umbes pool aastat sellel aastal käibki puhtalt inimeste süüdistamine. Et inimesed on ise süüdi. Seda räägib nii Jürgen Ligi, seda praegu räägib juba peaminister ja kõik ka nii-öelda mõjukamad Reformierakonna liikmed. Ehk siis ikkagi teeme järelduse. Reformierakond on ikkagi arenemisvõimeline ja püüab ikkagi meeleheitlikult leida neid süüdlasi, kes on tegelikult Eesti majanduse langus süüdi. Ja, et see, ütleme, praktika on ju selline, et seda ei ole vaja väga palju kaevata, et kõik need roheprojektid Eesti energeetikas toimuv, see, et on jäetud põlevkivi valdkond rahadest ilma, seda ei ole arendatud, nüüd saab öelda, et ei olegi mõtet enam arendada, tegelikult on see olnud teadlik valik ja samamoodi see Rail Balticu rahastamine, pidev kallinemine, pidev edasi lükkamine, erinevad probleemid, mis seal on, võtavad järjest rohkem riigieelarvest raha, et ega siis inimeste jaoks need küsimused ei ole mingid utoopilised, et mina oma tööst tulenevalt liigun ikka väga palju nagu piirkondades ringi ja inimesed saavad aru, et see, et neid nüüd süüdistama hakata, ma ei oskagi öelda, kuidas see nagu töötab, et pigem on nagu ju teemad väga tõsised ja energeetikasektori, ütleme, kokkukukkumine selles mõttes, et ühelt poolt ühe meie enda ressursi turult ära kaotamine ja investeeringute äravõtmine ja teiselt poolt siis mitte juhitava energeetikasüsteemi väljaehitamine on läinud meie majandusele nii kalliks maksma, et siit ei tule nagu väga pikalt välja. Ja siin tuua kõiki selliseid väikseid põhjuseid, nagu sa ütled, et see on peenhäälestamine, eks ju, mida ta ongi, et see, ma arvan, tegelikult ju ei tööta ja ei loo asja paremaks, vaid me ikkagi sõuame täie jõuga selles suunas, mida siin siis pangategelane on välja öelnud. Vaata, aga tegelikult laiendaks natuke pilti, et aru saada, kus praegu tervikuna Euroopa on majandusvaates, siis tuleks võtta nii-öelda arvud, statistika ja võrrelda suurriike. Ja kui sa võrdled Euroopat, Hiina ja Ameerikaga, siis on näha selgelt, mis on majanduses toimunud. SKP kasv Hiinas 10 aasta jooksul oli 78%. Ameerikas SKP kasv 65%. Ja nüüd on see viktoriini küsimus, et arva ära, et 10 aasta jooksul, kui palju Euroopa majanduskasv on tervikuna olnud SKP-s? 5%. Ma tahtsin öelda, et alla 10. 5%. Veel drastilisem. See on see aeg, kus nii-öelda juurutati sisse see roheideoloogia ja sellega siiamaani veel nagu püütakse sõita edasi. 5%. See tähendab seda, et Euroopa on vaesunud ja see loomulikult tähendab seda, et meie inimesed on vaesemaks jäänud. Teised riigid kasvavad, kes kasutavad fossiilsed kütused ja nad on selgelt välja öelnud, et see jätkub ka edaspidi, nii Ameerika kui ka siis Hiina. Ja siis meie poliitikud siin Euroopas
meeleheitlikult püüavad selle roheideoloogiaga edasi minna ja veel kogu selle asja juures Reformierakond siin Eestis on veel esirinnas. Et kas või seesama asjaolu, et kus jällegi, et tuuakse tagasi kliimaseadus, mis näitab ja on sisse kirjutatud, et me igal juhul ütleme üles põlevkivi siis energiast ja kõike nii edasi. Ja see ongi nagu ühelt poolt me näeme peenhäälestust, mis puudutab eelarvet ja regionaalpoliitikat, aga see, mis puudutab siis seda roheideoloogia juurutamist, vot seal küll ei saa nimetada seda peenhäälestuseks. See on ikkagi laastav töö, mida on ette võetud ja mis pimesi tahetakse ellu viia. No loomulikult, et kui Reformierakond võimule tuli, siis see kliimaseadus oli nagu üks selline lipp ees, millega nagu lehvitati igal pool, et kuidas hakatakse nüüd maailma päästma, aga praegu ju terendab päris tõsiselt oht, et rohkem Reformierakond valitsuses ei jätka. Et loomulikult erinevad riskid on, et ta võib seda teha, aga peame kõik pingutama selle nimel, et seda ei juhtuks. Ja siinkohal mina nagu vaidlen sulle vastu, et nad on õppimisvõimelised, et see kliimaseaduse ja rohepoliitika ajamine tegelikult ju näitab seda, et kas ei taheta näha, et on täiesti vales suunas või Eesti kahjulikus suunas nagu riiki juhitud ja inimeste elu väga-väga keeruliseks tehtud, et see energeetika teema on tegelikult nii laastav olnud, et inimeste igapäevaelu, ettevõtjate planeerimis, investeerimisvõimekus on ju tegelikult täiesti maatasa löödud. Et iga indiviid eraldi või oma koduomanik peab põhimõtteliselt olema energeetik, eks, et milliseid lahendusi, kui palju, siis tullakse välja ja öeldakse, et aga tehke nüüd, lahendage seda, ostke nüüd see või see süsteem, mille eest seda ostetakse, et see on absurdne nagu, et sa kuulad nagu seda ettevõtjat maapiirkondades, kes on täpselt samamoodi väga palju väikeettevõtjad või pereettevõtted, eks ju, kes ei ole võimelised tegema pidevalt uusi lahendusi ostma ja uusi investeeringuid, nad ei saa enda ettevõtlusplaane nagu pikemaks ajaks teha. Ja see kõik võimendub ja võimendub nüüd järjest kiiremini. Nii et ma arvan, et praegu enne valimisi see saab ikkagi olema üks peamine debati teema ja ma usun küll, et siin sellised süüdistused nüüd konservatiivsema maailmavaate osas või et selles, et keegi segab, ütleme nii, et jumal tänatud, et veel segab, et kui ei segaks, et kus me siis tänaseks oleksime jõudnud, eks, et võib-olla oleks see asi kordi hullem ja siin olekski ainult välismaised ärimehed, kes oma tuulikuid püsti panevad ja kasutavad seda Eesti maad selleks, et kuskil mujal siis ilusat elu elada. No vaata, eks see oli ju irooniaga öeldud, et Reformierakond on õppimisvõimeline, aga vaata, inimeste süüdistamine ja kõik need tehnoloogiad. Ma lihtsalt tuletan meelde, kuidas see käib. Talvel, kui elektrihinnad olid kõrged, siis ministrid ühest suust rääkisid, ikka inimesed on süüdi selles, et nad ei fikseerinud oma need paketid ära ja seetõttu on kõik, kes on börsil, nende hind ongi kallim. Siis ennem seda aastaid käis jutt, et elekter on kallis, pange endale päiksepaneelid. Sellepärast see ju viib hinna allapoole. Mis on tegelikult välja tulnud, need, kes on need päiksepaneelid näile katusele pannud, siis maksavad peale. Kes on süüdi? Ja siis on ministri nii-öelda jällegi suust tulnud tekst, et aga oleks pidanud ikkagi läbi mõtlema kogu selle asja, kui selle investeeringu teha. See on jällegi suund inimese suunas, aga te ju ise andsite ju neid häid mõtteid inimestele, panite pähe, et kuulge, et on vaja seda ja teist ja kolmandat teha. Nüüd siis fikseeritud paketist. Nii kui minister ütles ära, et olete ise rumalad, teil on fikseeritud pakette, tuleb uudis välja, et Elering nüüd võtab otsuse vastu, kus fikseeritud põhimõtteliselt, mille tagajärjel fikseeritud paketi hind veel tõuseb. Ja siis kindlasti öeldakse, et aga inimesed, te just kuulsite seda, et aga miks te börsile ei läinud üle, siis kui jällegi hinnad lähevad üles. Nii et alati püütakse leida süüdlast ja nüüd on see läinud ka poliitilisele põllule, nüüd on süüdi juba kõik konservatiivsed jõud, ükskõik kuidas need erakondade nimed on see siis meil parlamendis esindatud siis EKRE, Isamaa, ma ei tea, kas ta tõesti
ka Keskerakonna sinna konservatiivide hulka siis vist loeb, on ju, kuigi me oleme kindlasti esindame tsentristlikku poliitilist vaadet ja see ongi see alalõpmatu kellegi süüdlase otsimine. Ja see ei ole nagu valitseja kohane, et valitsus peab tegelikult lähtuma sellest, et inimeste heaolust ja ta peab tagama inimeste heaolu. Ja loomulikult kodanikud peavad täitma oma rolli, aga et praegu valitsus, kes on ju tegelikult kodanike poolt valitud, süüdistab oma tööandjaid, see on see, mida me igapäevaselt näeme. Ja et mul on tegelikult siia saate lõppu ka üks väga selline positiivne vaade või uudis, kas ta nüüd uudis, aga Lauri, sa ise käisid ka, et me olime siin Türi lillelaadal. Oi, väga tore üritus oli. 3 päeva väljas, aga miks ma seda tahan rääkida on see, et meil oli seal lausa 2 telki, eks ju, palju materjali jagasime Kesknädala ajalehte ja tegelikult me tegime ühte küsitlust. Me tegime ühte küsitlust, kus nagu kõik erakonnad, nii ka Keskerakond praegu töötab siis välja oma valimiste programmi Riigikogu valimisteks järgmisel aastal. Ja küsisime siis inimeste käest, eks ju, maksusüsteemi kohta, ka presidendi valimiste kohta, demograafiliste olukorra lahendamise kohta. Aga mida peab nagu ütlema on see, et mina esimest korda nägin sellist suurt huvi ja soovi kaasa rääkida, et neid küsitluslehti täideti nende 3 päeva jooksul seal 100. Me teeme ka sellest video, me paneme selle kindlasti ka meie sotsiaalmeediakanalitele ülesse, et mis need vastused seal olid, aga ma pigem tahan nagu öelda seda, et sellist poliitika nii-öelda poliitilise sõnumi andmist erakonnale ja võimalust ära kasutada, öelda, et seda mina nagu kohtasin esimest korda, mis näitabki seda, et tegelikult inimesed näevad, et nüüd tuleb tegutseda, et see on nüüd see koht, kus tuleb kaasa rääkida ja poliitiku kohus ongi kõigepealt tegelikult ju inimesi kuulata ja nende käest saada seda sisendit, et kuhu poole peaks otsustega liikuma. Nii et mina nagu ütlen küll selle Türi lillelaada kogemuse kohta, et Keskerakonna poliitilised vaated sobivad inimestele väga hästi ja see on otsene tagasiside. Tead, mina mõtlesin, et sa hakkad lille ilust rääkima, sa hakkasid jälle poliitikast rääkima. No see on see poliitiku nii-öelda koorem, mida tuleb kanda, eks ju, aga lille ilu oli seal tõesti fantastiline. Aga lisaks meie telgile oli ka seal Reformierakonna telk. Ja mis pilt seal avanes, sellest võiks ka natuke rääkida, inimesed käisid, sõimasid Reformierakonna liikmeid ja reformierakondlased väga kaua seal tegelikult vastu ei pidanud, mõned tunnid natuke pealegi, siis lahkusid sellest telgist, aga telk ikkagi püsti, aga reformierakondlased telgi all rohkem ei olnud. No viimaseks päevaks oli seal tühi plats, et ei olnud enam seda telki ka, aga et ütleme, need, kes tulid siis sealt telgist meie telki, siis see sõnum oli väga ühene, et nad ei taha nagu kuulda mitte midagi, millest seal nagu räägitakse. Nii et on olemas ikkagi lootus järgmise aasta märtsikuus, et tegelikult valija näitab praegusele valitsusele koha kätte. Ja ütleme, meie ka rääkisime väga palju seal nende kauplejatega, ja see sõnum oli seal ka täpselt sama, et palun, et tehke midagi täpselt samamoodi, toiduainete käibemaksu teema, kõik need energeetika teemad, elektrihinna teemad, et need on kõik igapäevased, millega inimesed tegelevad. Nii et meil on väga palju asju, mida peaks väga kiiresti muutma, see on kindlasti keeruline, aga kõigepealt peab olema avalik debatt kõigi nende teemade osas ja inimesed, palun ärge laske ennast süüdistada sellest, kuhu Eesti riik täna on jõudnud, vaid olge häälekad, öelge oma sõnum välja igal võimalusel, kus siis seda küsitakse. Ma usun, et seda praegu enne valimisi järjest rohkem küsitakse, nii et ei saaks öelda, et inimesed ei ole öelnud või ei ole huvi tundnud. Aga kes suundus Türi lillelaadale selleks, et osta endale lilli ja muid isikuid, tegelikult see oli väga hea koht ja müts maha korraldajate eest. Oli palju kauplejad, oli väärt kaupa, oli ka mõistliku hinnaga, mina sain endale nii tomati kui kurgiistikut, lilleampleid, nii et lisaks poliitikale, millega meie tegelesime, siis sai ka nii-öelda osteldud
ja toetatud meie kaupmehi. Ja, et oli ilus üritus. Aga teile soovin ilusat päeva jätku ja kohtume jälle järgmisel kolmapäeval.